Täna avame me Kris Lemsalu töö, panime välja, mida te näete seal pedestaalil, need 2 kostüümi pitsiga ääristatud. Ja Krisi töö taustal ma lühidalt jälle tutvustan seda formaati, et Artichoke'i formaat näeb ette seda, et iga päev lisatakse näitusele 1 kunstiteos ja selle kunstiteose baasil kirjutatud tekstid lisatakse samuti. Sellel Artichoke'i osale 8 kunstnikku, 9 kirjutajat. Kunstnikud ja kirjutajad on erinevatest distsipliinidest, erinevate taustadega, väga erinevatest kohtadest pärit. Igal õhtul me arutame mingit, kas konkreetselt mingit teemat või arutame mingit või konkreetselt vestleme mingi kunstniku tema praktikast ja kuidas see tema kunst võib-olla paigutub sellise identiteediloome ja rahvusidentiteedi taustale. Täna on selles mõttes ainulaadne päev, et peamiselt oleme siiamaani keskendunud nendele kunstiteostele, täna keskendume kunstitekstidele, mis on kirjutatud. Kuna Artichoke'i formaat, äkki pärast Maarin tutvustab seda edasi natuke, sai alguse kunstikriitika platvormina, et sellel tekstil on siin näituselt väga oluline roll, siis täna me vaatame lähemalt neid konkreetseid tekste. Maarin juhib seda. Ma tutvustangi Maarin Ektermann, kes on täna moderaator. Maarin on üks Artichoke'i algatajatest, kunstikriitik, kunstiteadlane, kuraator. Ja lühidalt ütlen ära, kes võib-olla mõni kirjutaja veel lisandub ka, aga täna meil kohapeal ka Margit Lõbus üks kirjutajatest, Anne Vettik, Siim Nurklik ja Aleksander Rostov. Ja mina võtan ka osa, et siis saab ka minult küsimusi küsida. Aitäh! Me vist peame rääkima mikrofoniga. Jaa, rääkib peame. Aitäh selle sissejuhatuse eest. Hakkame siis kuskilt minema. Võib-olla sellest taustast nii palju, et kui see formaat kunagi sai välja mõeldud, siis vähemalt minu peas oli tegelikult see kirjutajate ootamatud efektid. Okei, proovime veel. Et oli tegelikult see kirjutajate ebamugavasse olukorda panemine oli kuidagi üks oluline point selle asja juures, sest et see formaat, ütleme, nüüd on tänu Stenile tulnud siia juurde tegelikult uus keele, et on olemas mingi teemapüstitus, mis tegelikult paneb selle mängu hoopis teisiti käima, aga varem on see olnud ikkagi üsna lihtne formaat, et sul on uus produktsioon, kunstnikel on vabad käed, mingi teatav dialoogi tugi, pluss siis lõpptulemusena nad saavad võib-olla realiseerida idee, mis kuhugi mujale sahtlisse ei mahu, mis ei ole võib-olla täisnäitus, aga ongi täpselt see üks sahtlitu idee. Ja see on kõik väga lihtne ja kuidagi minu peas oli see formaat selline, et ta teeb kunstnikele pai, aga siis kriitikutele see piitsa ja prääniku suhe on keerulisem. Ja tollel hetkel, kui see formaat tekkis, mis on juba päris palju aega tagasi, siis ta lähtus samast paatosest nagu tegelikult kogu see Artichoke'i kriitikablogi formaat, et kriitikat on vähe, kriitikat ei tule, paljud teosed, näitused, mis iganes asjad sünnivad ja surevad ilma, et neist mingitki tekstilist jälge või sellist dialoogi järele jääks. Ja esimesel biennaalil, mille me tegime koos Margus Tammega, kes on seal taga, tulid välja eelkõige hädad just seoses kirjutajatega, kus siis, ja nüüd see formaat on ka arenenud aja jooksul, aga tollel hetkel oli põhiline etteheide sellele formaadile, et ei ole näha töid eksponeeritud olukorras, vaid kirjutajad peavad lähenema asjale kuidagi õhust. Võib-olla siin ma varsti annangi seal mikrofoni tagasi Stenile ja küsin, et kuidas teil see köögitagune välja nägi. Aga jah, et päris paljudes nendes tekstides, mis esimesel biennaalil olid, oli selline häda ja viletsus just kirjutajate poolel, et nad pidid kirjutama kuidagi õhku. Ja ma vaatasin siin, Margit vahepeal viitab ka
kui ma kohtusin fotoga, kui ma kohtusin teosega ja nii edasi. Et see on nagu üks teema, mida ma kohe tahaksin küsida eelkõige Stenilt. Ja kirjutajatelt mul on nagu sissejuhatuseks 2 küsimust. Et kõigepealt me võiksime rääkida teie kirjutamisprotsessist kui sellisest, kuidas te tootsite. Ja teine küsimus on see, et mul on tunne, et kõik kirjutajad on ikkagi võtnud endale teatava käekirja või rolli või vao ja nüüd nagu kütavad selles vaos edasi. Et ei ole seda, et ühel hetkel on väga näiteks poeetiline või ütleme ilukirjanduslik või see fiktsioon loodud ja teisel hetkel siis püütakse sellist laiemat kultuuriteoreetilist teksti arendada, et need positsioonid on nagu üsna selged, et kuidas te need positsioonid endale valisite ja kas te kaalute mingeid muid võimalusi, ühesõnaga selles natuke. Ja siis ma olen teinud lihtsalt tekstide kohta ka märkmed, ma olen juba endale koostanud väikse raamatu, tutvunud selle raamatuga. Nii et need on need esimesed teemapunktid. Aga enne veel, kui ma annan mikrofoni tagasi Stenile, siis ma võtsin siia ringi saatmiseks natuke ajalugu, mis on üsna juhuslikult kokku pandud selles mõttes, et Artišoki biennaalist on tegelikult välja antud 2 tekstikogumikku. Üks oli siis Liisa Kaljula kureeritud biennaalist, mida mul ausalt öeldes kuidagi nüüd on nii, et ei olegi. Ja teine on siis Indrek Grigori ja Šelda Bukite Riias tehtud biennaali toimik, et selle ma saadan ka ringi käima, et tekste te siin lugeda ei jõua, aga ma arvan, et juba see esteetika ja kõik on päris huvitav nagu meelde tuletada. Ja siis teised tekstid, mis ma kaasa võtsin, on mõned näited, mida ma korjasin eelmiselt Artišoki biennaalilt, mida kureeris Evelyn Raudsepp. Ja võtsin siin mõned sellised eksperimentaalsemad teksti näitega, võib-olla ma saan hoopis teie poole kõigepealt, sest et värskendada 2 aasta tagust mälu, kui te juhtusite. Jaa, aga ma saadaksingi selle mikrofoni tagasi Stenile, et äkki sa räägid, kuidas see tööprotsess teil välja nägi? Aitäh! Jaa, see tööprotsess, see on hea küsimus. Näe, Gustav Karl tuli ka, et tule, toon sulle rooli. Jah, ma olen ise kirjutanud kunstikriitikat samamoodi, nagu sa kirjeldasid, et sind kutsutakse kirjutama kriitikat tihti just näitusele mõnele triennaalile, biennaalile, paljudele teostele korraga, mida sa üldiselt loed paberilt ja mõnikord on siis ka mõni inspiratsioonfoto võib-olla kasvatud, kui sealt kirjutad, siis on näitusele vaatad ja siis see on absoluutselt midagi muud, et kunstnik on muutud oma kontseptsiooni, ideed, et see on jah, kindlasti mingi problemaatiline või kunstikriitika probleem. Ma üritasin seda olukorda Artišokil vältida. Mu eesmärk oli, et tööd saavad varem 2 kuud varem valmis, et see annaks kriitikutele piisavalt aega neid füüsiliselt näha, katsuda, kuna me räägime ka väga tunnetuslikust meediumist või sellest, mis on riietus, mis on tõesti materjalipõhine, mis on nõuab sellist rohkem meelelist kui ainult lugemist kogemist. Kõik kindlasti alati ei lähe nii, nagu sa plaanid, et paljud asjad said valmis, paljud asjad ei saanud valmis. Ehk siis esimene kohtumine, mis meil oli, kus ma üritasin kutsuda kõik kriitikud, kes olid tol hetkel Eestis, kuna ka paljud ei ole Eestis, siis see oli juba keeruline, et need üle maailma kokku saada ja ka kunstnikud. Me saime ühe sellise esimese kohtumise, kus me kõik koos olime, kus ma tutvustasin kõikidele veel kord näituse kontseptsiooni, iga kunstniku profiili, lühidalt ja kirjutaja profiili ja vaatasime tol hetkel valmis olevaid teoseid. Inimestega, kes püsisid Eestis, kes elavad Eestis, oli lihtsam. Nad said võib-olla algimpulsi selle kohtumise kätte, nad said mõned kunstnikel, kes olid kohal, küsida küsimusi. Ma vaatasin emaile, et nad saaksid üksteise suhelda. Kunstnik uuendas mind pidevalt, kui tal arenes töö kuskil edasi, näiteks, et Laivi, keda meil näitasime, et Laivile asjadest ma presenteerisin selliseid materjali katsetusi, et kunstnikel oligi, kui see lihtsalt, kus Marit kirjutas, mis ta nüüd näi kuskilt ja mis ta siis päriselt näi, et oli,
a la Laivi tõi näiteks selle liiva sulejope või sellist ühte käist, ütleme. Noh, sellest tuleb sulejope ja joonistatakse käsit juurde, mis sellest tuleb. Või siis tal oli see asfalt põlle niuke näide, et kuidas see materjal tuleb. Samas mõned teosed olid täiesti valmis, Dmitri Gerasimov oli Sotšis need juba valmis õmmel, need olid kõik kohad, need olid manekene seljas, et neid sai vaadata. Raakne Kikase tööd saabusid näiteks nädal pärast seda kohtumist, et ma kutsusin veel inimesi tagasi, nad olid kõigis meie kontoris, et inimesed sai peale vaadata ja katsuda ja näha, mis need on. Jah, et kuidas niimoodi läks, et jah, et paljud asjad olid valmis, paljud ei olnud, aga ma üritasin teha meil ka sellise Google Drive browser, kus ma nii-öelda uuendasin panin pilte, et kui jälle uus pilt tulnud ja üritasin kirjeldada, et mis seal täpselt on, kuidas edasi. Et mõnede asjadega, mõnede teostega, mis tuleb veel välja, tuleb koos teosega näiteks ka pilt välja, visuaalne kujund. Et mõnikord kas see oli juba kätte saadav ja see vahetus nii, et seda me veel näeme, et see ei ole veel juhtunud, et see tuleb varsti. Aga ma ei tea, ma olen sellest küsimust, et kui seda kirjutate, kuidas neile see tundus, et ma üritasin selle probleemi võimalikult inimlikuks teha, aga 100% kindlasti ei õnnestunud. Ja kirjutajatele, et ma arvan, et see on ka väga huvitav, et kas te võtsite kunstnikega ühendust või kas keegi küsis mingeid lisaküsimusi, kas te lõite isiklikke suhteid? Et see oli ka see, mida on alati julgustatud, aga ma alati mõtlen, kas see jääb selliseks nagu formaalseks kummarduseks, et võite. Aga võib-olla ma hakkakski seda mikrofoni siit edasi andma, kuna meil on üks mikrofon, siis meil on keegi see kellelegi vahele rääkida, aga väga selgelt sellised statementid kõigil. Aga kõigepealt teie selle kirjutamisprotsessi kohta, et ma mäletan, mina ise osalesin kriitikuna teisel biennaalil ja töötasin 10 teksti suhteliselt järjest ära, mis tulemus oli kokkuvõttes see, et aga ma ei kirjutanud nagu päevade lõikes järjest, kuidas nad lõpuks eksponeeritud olid, aga et fakt on see, et tegelikult sa oled suhteliselt tühjaks pigistatud, naljad hakkavad korduma ja ma mäletan, et vist Margus kunagi kommenteeris enda kirjutamisprotsessi, nagu näete, siis ma kogu aeg cyclin neid rolle nagu selle formaadi sees. Et siis lähebki asi just nagu huvitavaks, kui sa oled kõik oma naljad ära teinud umbes ja kõik oma teoreetikud ära pidanud, mis sul oma abikõlts peas on. Et vaat siis nagu tuleb see nagu midagi huvitavat. Aga mina mäletan, minul väljendus see sellena, et lõpuks see nagu ei jaksanud enam nagu keerutada, et kui töö tundus nõrk, siis see tuli nagu rohkem ilma filtrita ja mis tekitas ka teatavaid pingeid minu ja eksponeeritud kunstniku vahel. Nii et tõesega mina tajusin eelkõige sellist nagu filtri kadumist lõpuks, et ma ei jaksa enam midagi huvitavat nagu öelda selle kohta, et ikka läks nagu läks. Aga kuidas teil see värk oli? Ma tahtsin öelda, et mina ei võtnud ühegi kunstnikuga ühendust ega küsin midagi. Aga see protsess oli, et ma üritasin kirjutada mingi 1 teksti päevas. Ja lõpp läks nagu kiireks, ma pidin kirjutama 2 teksti. Ja siis ma ka tundsin, et see on neist nagu liiga palju, et tegelikult on nagu, kui ma päevas kirjutan 1 teksti, siis ma järgmine päeva loen selle läbi ja võib-olla siis on lisan midagi, et tegelikult oli hea, et kui oli alguses rohkem aega. Ja. Minuga võttis ühendust ühel peol Kris Lemsalu, kes rääkis mulle oma tööst väga palju, õnneks ma seda ei mäleta ja see ei mõjutanud kuidagi seda, mis ma kirjutasin. Aga ma ei tea, mina kirjutan alati kõike viimasel hetkel, sest et ma ei tea, nii on alati olnud ja tundub, et see sobib mulle. Seekord ma tekitasin endale 2 viimast hetke, esimene oli see nagu ametlik viimane hetk ja viimane hetk oli see, kus ma tundsin, et Eesti enne hakkab vaikselt võib-olla vihkavad nüüd tuleb teha kõik asjad. Ja siis ma ei tundnud otseselt seda, et ma oleks lõpus kuidagi rohkem tühjaks pigistatud. Ma olin lõpus kogu aeg. Ja sest ma olin kogu aeg lõpus nagu ja see pigistamine nagu sobib. Aga võib-olla selle tööga, mis ma ei tea, kõnetas mind kõige vähem, lõpuks tuli minu arvates kõige huvitavam tekst äkki või? Äkki, ma olen suhtnud maksimalistliku lähemisega, et mul oli veel see nõue ka enda jaoks, et mitte lihtsalt kirjutada tekstid selle konkreetse teose kohta, vaid et nad toimiksid ka eraldiseisva
nagu lausetena ja moodustaksid veel omavahel terviku, ehk siis nagu ei kattuks liiga palju, täiendaksid üksteist, ei läheks liiga eri suundes ja nii edasi. Aga mistõttu ma tegin hästi, no võtsingi, et meil oli tähtaeg umbes 6 aega, aga ma nägin, et tähtajad ja selle näituse avamise vahel oli veel 6 aega, nii et ma panin tähtajaks 2 nädalat pärast tähtaega nagu oma peas. Ja 2 nädalat enne näituse avamist, siis ma teadsin. No veidi küsisingi Stenni käest ka, et kas on enam okei. Sellepärast tuleb tegelikult vaadata inimestele tähtaegu. Seda paljud kõrvastajad teevad tegelikult. Et selles mõttes, jah, lõpuks tuli välja ka. Oi, kirjutada on hästi raske. Ma arvan, et ainult amfetamiini ja nootroopikut abiga oli võimalik seda teha. 20. sajandi kirjanduse kultuuriteooria toetab seda üldiselt. Ma panin ka tähele, et ma pidin sellist nagu 3-astmelist nagu eneseproppimist tegema, kus vahel sul oli nagu lauale šokolaad valmis võetud. Ja see oli nagu kohv ja see oli nagu amfetamiin, ja siis sa nimed, et sa nagu selle šokolaadi ja komplektidega nagu hoiad omale nagu sellist immediate sugar rushi käimas. Siis kohv nagu hoiab sellist nagu keskastme värki, siis nagu amfetamiin nagu tegelikult, et sul on mingisugune 4 mingeid nagu, et sa ei crash'i selle nagu suhkruse pealt. Ja siis niimoodi sai nagu mingisugusele 2 triibuga nagu ühe tööpäeva kirja. Ma tegin kiidemused. Keegi soovib veel mõni vahet tunnistada. Mul läks ainult 1 päev üle tähtaja ja ma olin mures. Ma pean valmis tegema, läks üle ja siis ma kirjutasin kõik hästi ka. Kõik head? Mina ei mõtle, ma kõigepealt lugesin eelmist aastat tekste, ma printisin neid välja mitme aasta omad, ma vaatasin neid inimesi, kes ma tundusin, kes äratasid aukartust, igaks juhul lugesin nende tekste, siis ma katsusin videosid vaadata eelmist aasta töödest ja siis ma kirjutasin, ma lihtsalt kohviga ja siis ma saatsin 1 päev hiljem vist või 2 päeva, võib-olla 3 ka, aga ma tundsin väga suurt piinlikkust. Ja selles mõttes, et oli tähtpäev, mõned inimesed olid tõesti väga korralikult. Et Margit, ma vahetan saates mulle üks teksti, ütles, et issand, mu viimane ei ole palju vabandust, et sa olid täiesti esimene. Aga jaa, et see, ma ei sundinud ka üle, et kuule, et 2 päeva üle, et nüüd ei ole kiire, et selle ei saa nagu sundida, mulle tundub, et kui inimene kirjutab ja see tekstil on oluline roll selle näitusel, et ma ei saa inimest sundida. Ma olin valmistanud selles mõttes tõlkijad, keeletoimetajad selles ette ja olin ise loomulikult arvestanud selle lõtkusena sisse. Võib-olla see ka läks üle, see on jälle tavaline ikka praktika, et planeerib ikka alati läheb üle. Ja siiamaani me neid tekste toimetame selles mõttes, et see on ikka käiv protsess. Soovid äkki need printi saata, aga tähendab sinna aga ma mõtlesin just Gustav, et kui kõik rääkisid oma ergutitest, et siis mul 2 mõtet, tegelikult sina töötasid ju samamoodi dopingu peal, aga sinu lihtsalt lugedes neid eelnevaid küttes ennast üles nende eelnevate tekstidega, autoritega, videodega. Ja teine mõte, mis mul tekkis, et lugesin ilmselt sellist raamatut nagu Daily Rituals, kus siis just nimelt oli välja toodud, et kuidas igasugused loovalt mõtlevad või loovat ülesannete ees seisvad tegelased, siis seal oli see ajavahemik väga pikk, aga ütleme, et jah, ega ilma dopinguta väga suuri sõnu ei ole tehtudki, nii et selles mõttes te olete lihtsalt süngis ajastuga. Aga ma mõtlen, et järgmine see mikrofoniring võiks nagu adresseerida seda, et kuidas te otsustasite oma autori positsiooni, oma kõneviisi, kas nagu mingite tööde või mingite päevade puhul oli ka tunne, et peaks seda kuidagi vahetama, kas te kaalusite mitme erineva positsiooni vahel või kokkuvõttes te üldse ei mõelnudki sellele, kirjutasite nii nagu torust tuli hetkel? Ma just alguses võib-olla mõtlesin küll, et ma kirjutan võib-olla
ma vist kujutasin ette, et ma oskan kirjutada nagu muud moodi, kui ma ei kirjuta või nagu kirjutada nii nagu keegi teine või nagu päris kunstikriitikat, aga siis ma vist viskasin mulle selle mõtte täiesti ära, et pigem, et see oleks mulle endale mugav kirjutada ja et ise naudid seda protsessi kuidagi. Põhimõtteliselt sama, et kui ma hakkasin kirjutama, siis mul korraks oli selline surve, kuna ma ei tunne ennast kuidagi päris kunstiteadlase ega kriitikuna, sest ma ei olegi. Siis ma korraks mõtlesin, okei, äkki saan see minu selline benefiss, et nüüd ma teen niisuguse etteaste, tsiteerin kõvasti ja mingi wow, nagu, et tuleb selline väga päris kunstikriitika ja siis nagu obviously, tegelikult nagu sa kirjutad ikka nii, nagu sa kirjutad, et see on see ilmselt tegelikult on võimatu, seda väga raske on nagu hakata sellist nagu stiiliharjutust vaata tegema, et eeskelt kellegi teist. Ja siis jah, kirjutasin nagu ikka kirjutan. Ma tervitasin väga selle, sest enne antud ülesande nagu vabadus, kuna ta ei käi alla lehekülje võid olema, aga muidu võis kirjutada täpselt nagu tahtsin. Ja just selle poolt ka, et muidu ma olen harjunud, et et on olemas mingid ühiskondlikud seed, arvamused, tüüpi asjad, kus sa pead väga selgelt ja täpselt ja peaaegu nagu ümberlükkamatult oma ideed nagu ja argumendid kirja panema ja teised esiküljel on ilukirjastuslikud tekstid, kus sa võtad just mingisugused teemad, mis on ähmasemad ja vahepealsemad ja muutlikumad ja segasemad. Aga siin sai need kahte kõimuid ühendada, et sai nagu veidi poeetilisemalt või lähemasemalt tegeleda ühiskondlike küsimustega. Ma vist meelega üldiselt ma ei salli kõnepruuki ja väljendusviise, mida kasutatakse kunsti ümber rääkides. Nagu kõige jälestatavamad tekstid on need tekstid, mida sa näed kuskil draakoni galerii akna all kirjutatud mingisugused kunstniku positsioonid või saate tekstid. Art-tekst on äratusest nagu välja visatud käkerdised. Mul oli isegi kunagi selline konsultaarne kunstiprojekt, kus kahjuks ei läbinud seda näituste projektide vooru ja ei muutunud reaalsuseks, kus kohas ma tahtsin nagu draakoniga või arhiivist saada kõik need tekstid kokku ja nagu välja panna nagu seinale kleepida ja siis umbes nagu näituse pealt midagi panna mingisugune halvuskabili nagu mingi häbi või midagi sellist. Seda literatuurne kontseptsioon. Siis kui ma neid kirjutasin, siis ma nagu, ma ei tea, kuidagi lähtusin ka sellest mõttest. Anyway, so mul vist, ma loodan, et mul nagu läbivad häält ei olnud, ma ütlesin iga tekstiga nagu võeta välja. Mingisuguse uue lähenemise üritasin kirjutada loodetavasti naljakalt. Ma ei tea, endale imelik hästi imelik on endast rääkida, ma olen kuidagi kristlikust, luterlikust moraali nagu õpetusest nagu aheldatud, ma siin tunnen, et ei eksigi mingisuguse eetika kõndusvaskega. Ja siis üks tekst oli veel nagu ekstüdruku kohta, nii et nagu konkreetselt üks tekst on nagu, üks mu tekstidest on autismi vaimus nagu kantud. Okei. Vaatasin neid eelmiste aastate tekste, siis ma üritasin žanrist aru saada, siis ma sain aru, et kirjanik ei ole. Või nagu ma nägin palju inimest, kes ei ole muidu ka, neil olid ilukirjanduslikud ambitsioonid võib-olla olnud suuremas selles tekstis, kui ma julgesin või kui ma arvasin ennast hea olevat. Ja siis ma valisin sellise, ma kaalusin, ma mõtlesin ka, mis see stiil on, mis olen peal. Mulle tundus, et joonealused märkmed on liiast, eks ma vaatan, et Oliver Laas sai teistsuguse memo, see on okei. Ja siis ma mõtlesin, et ma kuskil nagu laveerin selle nagu mingisugune Erik Hobsbawm ja rahvusluse nagu kriitiline analüüs ja ajakirjanduslik tekst vahel ilma kedagi, ainult ühes kohas ma tsiteerisin Proudhoni, aga siis ma ei pannud joonealust vihjat. Siis see ja võib-olla kuna ma teadsin, et ma ei ole kunstikriitik, siis ma isegi ei proovinud seda rada minna, vaid ma mõtlesin võib-olla nagu kõigist tekstidest läbi kahte moodi materiaalsuse, ühelt poolt nagu selle esmase materiaalsuse, millest need esemed tehtud on ja teiselt poolt võib-olla läbi nagu materiaalsuse niisuguses klassikalises poliitökonoomilises mõttes ja vaadata, kus ja kuidas need esemed toodetud on.
Marxi sõnul sai vaadata läbi toote fetišist. Noh, mina ise ei kirjutanud, et ma ei saa selle vastata, aga mulle tundub ka, et siin oli eri hääl ja eri autoritel ja see jooneline viide, see huvitav moment on, et Aet-Annistel siin ei ole, et ta viimast teksti ja saatis mulle ka, et kuule, et ma ei panta üksi viidet, et kui te loete Aedi teksti, seal tundub, et seal ei peakski viiteid olema võib-olla. Aga et tegelikult ta ütles, et seal võiks olla päris palju viiteid, et on päris palju teksti tegelikult kuskilt ta inspireerinud, aga kuna just et formaat ei ole selline akadeemiline või koolivorm, mida ta valib, et siis seal on võib-olla see vabadus, see viide ära jätta. Sest lugedes need tänase päevani avaldatud tekstid läbi, et selles mõttes ma väga soovitan seda publikule tööna, et see on väga huvitav, kuidas just need ikkagi erinevad autorid on siis sellele asjale lähenenud ja mulle tundub, et siin on osad autorid, kes moodustaksid sellise väga hea üldkultuurilise tausta, aga kes nagu tööst endast praktiliselt ei räägi ja seega mina näen sellist pagemist, kas antud ju näiteks moeajalukku või üldisesse kultuuriteooriasse, selles on väga edukaks biennaaled siia on mõtteliselt kaasatud minu meelest kogu 20. sajandi kultuuriteooria tipud, nad on kõik siin meiega viidatuna, täiesti aukartust äratav Raske Kahurvägi, on kõik midagi Artušoki biennaalil. Aga jah, et on nagu, et täpselt on kaks kirjutajat, kes siis, kelle tekstid minu meelest moodustavad täpselt, et kui sa hakkad seda ühte päeva nagu ühte komplekti kokku lugema, moodustavad sellise hea üldise vihmavarju, mille alt siis hakata kuidagi edasi minema. Aga minu jaoks ja näiteks ma mõtlesin, ma nüüd võib-olla iseloomustan, pakun sellist diagnostikat, sellist vulgaar diagnostilist mingit lähenemist. Aga jah, et näiteks Oliver Laasi puhul, et on väga huvitav see teksti ülesehitus, et alati on nagu korralik algus. Et ta nagu kõigepealt tuvastab ära, millega on tegemist, et ta näeb, ta tunneb. Nii, see on esimene lõik. Et see on nagu see õpiku näide, kuidas alustada teksti, et ma olen kodus, ma olen siin. Ja siis tekivad talle mõtted ja siis ta liigub juba edasi Heeroste abiga. Pool lehekülje mahust läheb viidetele, aga minule isiklikult alati tundub, et see on nagu selline põgenemine tegelikult selle reaalse objektiga suhestumise eest, et see on kuhugi mingitesse varjudesse kähku peitu minemine, nii et selles mõttes võib-olla tema siin esindab kõige rohkem sellist kunstiteksti ja mõnes mõttes ka võib-olla seda kood, mida nagu pannakse süüks kohati sellisele kunstitekstile, aga mulle tundub ka, et kohati need viited ja need Heerosed, keda ta nagu kampa tõmbab, et see on võib-olla on, las ta olla ja, aga võib-olla on nagu veel igasuguseid huvitavaid inimesi, kes on mõelnud huvitavaid asju, mitte ainult Deleuze ja Guattari. Aga selles mõttes ta on nagu tekstina väga selgelt struktureeritud, selgelt üles ehitatud, ta jälgib praktiliselt iga tekstiga sama mudelit, et see on iseenesest nagu lugeja sõbralik formaat selle ülesehituse mõttes. Ja ma kohe võtsin selle nimegi, sest enne näitad see moeajaloo jah, et see oli väga huvitav, sest tema näiteks mõnes ka üldse ei tegele teostega. Ja siis jah, et vahel üks Oliveriga see, et seda lõppu nagu tuleb meelde, et ta peaks tegelikult nagu teosest kirjutama, siis ta peab ühe lause sinna ja nagu me näeme, umbes selle tabata. Ja samamoodi ei tegele ka tema tegelikult mitte teostega, vaid sellega, aga ta annab sellise suurepärase konteksti, kuhu see näiteks võib paigutuda. Ja jällegi lugejana lugedes ühte päeva on see iseenesest nagu alati huvitav, nauditavalt kirjutatud, aga teosega ei tegele. Meil on nagu selline Simside kirjutajatega selline keerulisem, me võime enne rääkida ka Francisco Martinese tekstidest. Ja tema puhul ma mõtlesin, kui oli siin ka see, et kuidas te formaadi valisite ja et ennast ei saa ikkagi üle kavaldada ja nii edasi, et miks ma võtsin ka need eelmise biennaali tekstid kaasa, mul oli tunne, et seal tegelikult
võib-olla esimest korda mingid kriitikud nagu proovisid seda teistsugust kriitikaformaati, eriti näiteks Liisa Kaljula, kes kirjutab selliseid, ma arvan, väga decent kunstikriitilisi tekste, üldiselt proovis täiesti mängulist, infantiilset lähenemist oma tähekeste ja kiisukeste kaudu, mis oli väga huvitav minu meelest. Ja Francisco puhul ma mõtlesin Eike Ermani tekstidele, kus ta katsetas sellist nagu paralleelsete mõtete voolu, sest et Franciscol on tema tekstid, et mina tajusin neid justkui selliste märkmete kogumikuna, et igast sellest punktikeseks saaks tegelikult kirjutada iseseisva teksti või ta võiks tegelikult anda nagu, olla nagu põhjaks kuhugi nagu täiesti edasi sukeldumisele. Aga kuna ta ei sukeldu kuhugi, vaid ainult niimoodi napsab siit ja sealt, et siis mulle tundus, et see Eigi valitud formaat, kus ta reaalselt panebki need nii-öelda kõrvuti või paralleelselt jooksma, et selline hargnevate teede aed, et see kuidagi õigustas ennast, et siin näiteks mind natuke häiris, et see oli vormistatud selliste nendega, et ma ei tea, kust see, jah, kas see oleks olnud võimalik ka teisiti, aga sellega vorm oleks võinud võib-olla toetada seda sisu. Aga et sisuliselt on Francisco tekstide kohta üsna raske midagi öelda, sellepärast, et need on sellised pudemed, et mõned pudemed on tabavamad, mõned pudemed tunduvad suvalisemad, aga ega pudemetega ongi üldiselt niimoodi. Nii, kas meil on mõni veel, keda siin ei ole? Aed, jaa. Väga huvitav. Aga ütleme, et tema Jaanuse kohta kirjutatud tekst on minu üks lemmikuid sellelt kennaalilt seni, et see ikkagi rokkis täiega selles mõttes, et see ja minu meelest see ka hästi teistele tekstidele või teised tekstid ei jõudnud sinna samasse tasandile. Mulle meeldis ka tema tekst laivi kohta, ehk siis mulle tundus, et eks ma siis kipun hindama tema neid pöörasemaid kirjanduslikke või fiktsioonipõhiseid mingeid jutukesi, et need, kus ja tundus, et see on selline nagu tugev puhas formaat, mille ta mängib väga hästi välja, aga kui ta hakkab sinna lihtsalt mingit üldist nagu juba nagu isiklikus isikus mõtisklusi panema mõnede tekstide vahele, siis mulle tundus, et see formaat nagu hajub ära, need tekstid on kuidagi tavalisemad ja suvalisemad, aga need, kus on selline puhas nagu distantseeritud vorm, tundusid mulle tõesti väga kõvad. Nüüd vist tuleb ikkagi nüüd otsa hakata vaatama. Ma mõtlesin Gustavi tekste lugedes, mulle tekkis küsimus sinu küsimärkidega, et sa on kasutanud tohutult palju küsimusi. Ja mina alati kirjutan küsimusi, kui ma ei oska päris hästi kirjutada sellest, mis mu ees on. Et siis on alati õudselt hea bridžida kõiki nagu lõike omavahel näiteks või lõpetada mingi siukse hujaka ja siukse asjaga. Et kas sul oli see või? Et kas see näitab mingit kirjutaja nagu kohmetust või mingit teatavat, ta minus alati on, et see näitab minu tegelikult võib-olla sellist ka läbi, et ma tean, et siin on natuke soine alatekstis, aga ma ei jõua sellega tegelikult lõpuni praegu minna ja siis ma panen sinna mingi siukse asja. Tuleks vastamine? Võimalik. Ma mäletan, kui ülikoolis hakkas meil Prantsusmaal Prantsusmaal on hästi range formaat, kuidas tuleb ülikoolis eksami esseesid kirjutada, see on treenivad kahe põhilise teesiga ja 2 alateesiga 4 tunni jooksul vastuseid kirjutada. Ja siis seal oli alati, et tüüpiliselt, kui inimesed lõpetavad selle essee küsimusega, siis see tähendab seda, et tegelikult see küsimus, millega nad lõpetavad, see oleks võinud olla see küsimus, mida nad alguses oleksid pidanud küsima. Jah, võib-olla ma mõned tegin niimoodi, siis mulle tundus, et tegelikult see sobib nagu näituse tekstiks, sest siis kui see on kuskil teose kõrval, et siis see jätab lahti ja ma ei sildista liiga ära ja siis see juhatab sisse ja jätab põljuma, aga võib-olla oli tõsi ka see, et tegelikult oleks sellega peal lisada alustama. Kas ma ütlen teile korda? Jaa, palun. Minu arust nagu siis, kui me viimati nii-öelda vaidlesime, kes hästi palju seda rääkisime, kusjuures kui ma tagantjärgi analüüsin seda, siis sa vaidled küsides nagu. Aga minu meelest sul oli mingites tekstides nagu jällegi selliseid tähelepanekud just nimelt teoste kohta, mida ma teistelt ei lugenud. Ja mulle tundus, et sa oled nagu millelegi just nagu teoseid vaadates, nagu reaalseid teoseid, mitte neid, mis mõtteid sinu peas on neid teoseid vaadates. Et sa oled nagu millelegi pihta saanud ja ütleme, et neid tekste oleks saanud ka ehitada täiesti teisiti, pannes siis tegelikult selle rõhu rohkem sellele minu meelest huvitavale tabamusele ja et seda nagu polstrit sealt ümbert nagu tõmmates kuidagi eemale. Et minu meelest see oli nagu mitu korda väga õigel teel
aga siis see nagu vahepeal läks selliseks jah, sellest kultuuriteooria nagu selliseks puhvelduseks sinna ümber. Aga tähelepanekud on head ja võib-olla üks asi, mis ma mõtlesin neid tekste lugedes, mida ma ka Stenile jõudsin natuke kommenteerida, et vaadates seda pilve nagu tervikuna, et ma hakkasin tundma puudust kuidagi kriitikust, kes suhestub reaalselt nagu teosega, et mida ta näeb, et võib-olla see ongi see, ma saan aru, siin kontekstis põlatud nagu kunstikriitika kuidagi roll, aga et enamus kriitikuid nagu shootis off'i kuhugi sinna, kuhu oli vaja temal minna hetkel. Aga et mulle kohati tundub ka see, et tõesti nagu vaadata tööd ja kuidagi püüda ikkagi aru saada, et miks see kõik nii on ja mida me siis näeme, sest et kriitika puhul üks mõte, mis on minule endale olnud oluline, on kuidagi see, et kriitika peaks olema ka nii-öelda pealtnägijate tunnistused, et kuidas see töö oli selles ajas, selles, ma ei tea, kliimas, mis midagi kohal läbi jookseb, aga et ta nagu pealtnägijate tunnistuste mingi sihuke kogu ja et sellest tegelikult nagu pealtnägijaid ei ole, et on nagu ja teine asi, mis ma mõtlesin, et mis on nagu lahe selle pilve puhul jälle see, et tekivad sellised tekstid, mis on nagu, mida näiteks Aare Pilv ja Jaak Toomberg üritanud sõnastada kui kaasaloo kriitika, mis on minu meelest väga huvitav mõte, mille nad on õhku visanud. Mul on ka tunne, et jah, ja see on ka kriitikas, ütleme Eestis, ma arvan üks viimaste aastate selliseid väheseid katseid jõuda sellest kriitikast mõtlemisele mingi uuele levelile või pakkuda mingeid uusi tööriistu või tekitada uusi klumpe. Aga selle kaasaloova kriitika idee nende järgi mulle tundub, et on veits müstiline, aga nii palju kui ma aru saan on see, et kuidas siis autor on läinud sinna samasse kohta, kus on olnud teose autor ja hakanud nii-öelda samade tööriistadega mõtlema või midagi tegema. Ma arvan, näiteks Siim, sinu asjad olid minu jaoks kõige lähemad sellele, et see on täiesti paralleelne nii-öelda teosega, et ta on küll dialoogis, et sa tunned ära mingid nagu niidid, mis seda seovad, aga samal ajal ta mõnes mõttes nagu ei võlgne teosele midagi, ei tunne ennast kohustatuna teose ees ja teeb nagu mingit tugevalt oma asja. Samuti nagu Margiti tekstid ja Aleksandri tekstid samamoodi tegelikult. Aga jah, et see kaasaloova kriitika teema minu meelest on väga põnev ja nagu ma ütlesin, siis Aare ja Jack mõtestavad seda üsna tiibilt ja nende jaoks on kaasaloo kriitika midagi, mis praktiliselt mitte kunagi ei juhtu, et see on nii unikaalne hetk, millal sa jõuad sinna kuidagi mingile laine pikkusele, mis see laine oli võib-olla aastaid tagasi ja üldse kättesaamatu. Mina ei müstifitseeriks seda niivõrd, ma arvan, et see võib tabada võib palju tihedamini ja mul on tunne, et siin on nagu mitmel puhul just see nagu see võti, kuidas neid tekste vaadata. Aga näiteks Siimu puhul mulle väga need meeldisid, aga ma tundsin ka, et vahel sa loed seda mingi 2 korda, 3 korda, et see on nagu mingi haiku, mida sa pead tõesti nagu väga aeglaselt kuidagi ka ise võtma, et see ei ole üldiselt, ega neid tekste on selles mõttes ma julgen ka seda poolkogumikku soovitada, et seda on ikkagi võimalik, kuigi teksti maht on lõpuks kohutavalt suur, siis seda on võimalik läbi töötada, sest paljud tekstid kõnelevad nagu eri tempoga, nõudes sinul kui lugejalt erinevaid asju. Aga et need olid, ma arvan, lugeja suhtes üsna nõudlikud. Ma tahtsin küsida, et just see, et sa mainisid siin ka enne, et iga suure tähe kasutus, ma ei tea, pausid, tühikud, kõik need asjad, et jah, et mingi hetk ma hakkasin vaatama, et mingites tekstides ei olegi suuri tähti, mõnes on nagu äratuntav kirjastiil. Kas sa seda kuidagi oskad mingite näidetega äkki ise natuke kommenteerida või kõik on selgelt juba? Mis midagi sa oskan? Ühelt poolt on see ideaal ka lihtsalt, sa tahaksid, et iga sisu ja vormi mingit tüüpi ülduvus ja ei, selles mõttes ma lähen pigem sellest, et väga nagu reeglid ei ole ja siis kuidas kujuneb, ei kujuneb. Jaa, all right. Aleksander, minu meelest olid mõned tekstid mulle väga meeldisid, mõne puhul minule isiklikult lugejana tundus, et vormi on otsitud, aga iga kord ei saa päris lõpuni pihta sellele vormile, mis nagu tuleb. Aga mis mulle väga meeldisid, oli näiteks
sama leitteksti kasutus, kuni ma ei saanud aru, õigemini tegelikult enne kui ma ise jõudsin selle, siis Sten juba ütles mulle, et see on leittekst. Et siis ma mõtlesin, et what the fuck, et rääkida nendest teemadest, nende tööde puhul on tõesti nagu ei, aga leitteksti motiiv oli minu arust täiesti geniaalne, mulle väga meeldis laivi tekst ja mulle väga meeldis ka Kärdi tekst, et ja tegelikult mulle meeldis ka Claudia tekst, aga sealt oli jah see homaaž või selline nagu, see oli kuidagi nii soe, nii isiklik, et seda oli väga liigutav lugeda, aga samas oli ka väga selge, et sa lugejana nagu oled mingi voyeuristlikul positsioonil natuke, et sa näed nagu mingeid asju, mis on nagu väga isiklikud mõnes mõttes, aga see oli väga ilus tekst ka. Et selles mõttes jah, et minu meelest see valitud vorm nagu oli väga huvitav, aga ma tahaks ikkagi küsida natuke, et kui siin olid need hobusepea tekstid ja nii edasi, ja no ikkagi mina nagu kunstikriitik ja täiesti tavaline kunstikriitik selles mõttes, et mida on sulle ette heita ikkagi kunstikriitikale kui sellisele? Mida teha teisiti? Hästi igav on ja nagu kuiv või noh? Kasutab nagu sellist kunstikooli sõnavara klassikaliselt hingestatud. Mul praegu peavarunud on rohkem neid sõnu meelde, aga neid on hästi palju, kindlasti kõik teate neid paruudiad, mida mingi asi on nagu Markovi ahel, mis nagu genereerib nagu kunstitekstid tuleb nagu Markovi ahelates mingi neural network nagu paneb kokku. Sellepärast, et mis on selle teksti nagu eesmärk, osaleda mingisuguses kunstimaailma rituaaltseremooniates, kus kohas need kuidagi peavad olema kohustuslikus korras sellised tekstid nagu pandud, siis see näeb kuidagi nagu viisakas ja korrektne välja. Või nagu selline rituaalide maailmas selle asemel, et see tundub mulle ka hästi nagu kaugel näiteks teostest, või see nagu tundub mulle absoluutne nagu teostega mitte suhestumine või nagu mitte nägemine, kus kohas nagu istud maha ja siis hommikupoolikul kirjutad nagu sellise automaatse nagu koolis selgeks õpitud nagu 7. klassi kirjandi nagu sissejuhatus, keskosa, kokkuvõte ja paari kiitega võib-olla nagu teksti selle asemel, kui ma oleksin nagu jumal ja visandaksin oma nagu ideaalmaailma, et ma olen nagu selle nagu kunstiosaline nagu selles maailmas jõudnud, siis ma umbes mõtleksin, et ja okei, no natuke kunstnikud teevad nagu sellist nagu meelelahutus nagu intellektuaalid, mõnes mõttes välja tihti küll vaatavad nagu kriitilise pilguga asju ja nagu teevad nagu tõsist märgi, aga põhimõtteliselt nagu selle roll ühiskonnas on olnud meelelahutus nagu võiks taarimaatele liita. Ja siis nagu kriitik nagu mulle tundub, peaks nagu midagi sarnast olema, et peaks nagu tegema midagi nagu põnevat, huvitavat, tahaks, et oleks selline tunne, et oh my god, fuck, ma juba ära oodata, millal ma selle teose kohta lugeda saan. Kõik hoiavad sellest kunstikriitika küsimusest siin lihtsalt teemal, ja sellest oli mõned aastad tagasi isegi oli selline teema rahvusvahelises kunstikriitikas nagu International Art English, kus siis analüüsiti E-Fluxi pressiteateid ja leiti siis kõik need algoritmidega, kõik need korduvad sõnad üles põhimõtteliselt. Ja võib-olla me kohe ei lähe sinna kriitika laiemalt ja nii edasi, mis on ka üks võimalik vestluse suund, aga võib-olla hetkel kohe mitte. Ma tahtsin Aleksandr sinult küsida, et Krisi tekstide kohta, et kas sinu tekst on nagu teos, kas sa arvad, et see on nagu kehv teos või? Tegelikult või? Kris on jaa, ma arvan, et see on halb kunst.
sest see on ka huvitav, et tegelikult senimaani ei ole keegi välja öelnud, mida nad teostest arvavad, eks ole, et kõik on mänginud oma mänge nende asjadega, mida annab mängida, aga see oli sihuke, ütleme siin poole peal esimene kord, kui ma kohtasin, et siin on vist tegelikult nagu kriitika selles mõttes. Ja jah, üsna tuline. Ma tahan ka ise kunstnik. Okei. Liigume oma sellise fettdiagnostikaga edasi. Anne Vetik. Kui ma ütlen ausalt, siis mul on tunne, et see viimase hetke asi alati ei ole hea. Aga see on nagu ka võimalik ikkagi seda hoida, aga mul on tunne, et näiteks Kärdi Gerassimovi ja laivi tekstid olid super, aga vahepeal on sa kirjutad ka näiteks 2 või 3 lõigust koosnevat ja siis üks lõik on nagu mega näiteks täna Krisi kohta, aga siis see teine lõik tundub mulle nagu veits kuidagi nagu suvaline või selles mõttes, et ma ei saa aru, mis ta siin on, et kohati nagu seda tummisust on hästi palju, aga siis on nagu ka mingid sellist puhvrit või polstrit kuidagi, mis on nagu puusalt tulistades mingid mõtted, et näiteks Claudia puhul ma tegelikult ei saanud aru, miks see Instagramimise teema just tema puhul tuli, et kas see tuleb tema sellest domestic jewelry asjast, et see on just siis, ja mitte ainult. Ta on Instagramis, minu jaoks ta on Insta-kunstnik. Aga vaat seda sa jälle ei ütle seal, sa lihtsalt räägid temaga seoses nagu Instagramist, aga sa ei ütle välja, miks sa seda räägid. Tegelikult tihti nagu mingite tekstide puhul ongi see, et see, miks keegi midagi ütleb, et tegelikult selle võiks ka kirja panna või selle nagu esimese lause nii-öelda, võib-olla see on see Oliver Laasilik esimene lause, et tõnks ja siis nagu hakata minema sellega, aga praegu ta nagu ma kahtlustan, aga ta mõnes mõttes selle kahtlustuse kujul näiteks minu tekstina ei õigustanud. Aga muidu mingid asjad, mida sa näiteks tänane Krisi tekst, ma isegi võib-olla laskuksin sellele ja ma loen selle ette viimase lõigu. Publik võib nii kaua oma küsimusi mõelda, küsida kirjutajatele. Oleme lukustanud ennast kuldsesse puuri, loobudes küsimustest ja mõtlemisest, tarbimisest tuleneva rahulolu nimel. Eestlane tarbib hoolega, võtab selleks laenu ja defineerib end läbi terve rea toodete ja osa neist on Eesti logo või siis muu muster. Lemsalu kaunistab tarbija puuri pitsiga ja rullib sellega minema anarhia poole. Düstoopilisse kaubanduskeskusesse suundudes, kui puhub tuul ja uluvad zombid. See viimane rida oli minust väga hea. Ja mulle meeldib, et selle teksti puhul sa ütled, et äkki selle eest kirjutab keegi teine ja siis see lõpuks kirjutab tegelikult sellest kõigest ise ikkagi. Aga ja meil on jäänud üks selline juhtum veel, on Margit jällegi mõned tekstid minu meelest täielik rock'n'roll, eriti minu meelest Krisi tänane tekst oli väga hea haakuvusega, aga jah, et siin ka tuleb välja, et kuidagi mõned, mis me ka enne natuke jõudsime rääkida, et kui on nagu see nõrgem side, siis see tekst ujub kuhugi suunas ja teda nagu selles, võib-olla ta on hea tekstina, aga ta nagu selles kontekstis on kuidagi jah, et ta jääb sinna pilve lihtsalt nagu hulpima kuidagi, aga jällegi mõned tekstid on minu meelest täiesti super. Ma vaatan, et enamus publikust on lahkunud, praeguseks hetkeks toolid on tühjaks jäänud. Üks küsimus, mis minul veel on teile kui kirjutajatele, et võib-olla Aleksander natuke puudutas seda päevarituaalide kohta, aga mind alati ennast väga huvitab kirjutajate puhul, et millised on teie nagu kirjutamisrituaalid või kuidas te peate saama nagu selle otsa peale, sest et minul on kirjutada näiteks väga kindel rituaal, et ma pean alati istuma kohvikus ja tegema käsikirjaliselt mingid mõtted kõigepealt ja see nagu esimene etapp peab alati olema sellisel kujul ja siis hiljem järgneb, ma ei tea, arvutisse ümbertrükkimine, mingid bla, mis kõik läheb. Aga et tegelikult need, kas teil on mingi kirjutamise koht, kas teil on mingid rühmid, kaua te edasi lükkate seda ja Anne rääkis, et see viimase hetke, et sa oled see viimase hetke adreka tüüp nagu, aga jah, et puht praktiliselt ka või tehniliselt, kuidas teie kirjutamisprotsess ja sellele võiks äkki Sten ka vastata inimene, kes peab ka palju kirjutama.
järgneb mikrofoniring. ma pean vist energiat koguma kuidagi nagu esitad, ma võtan selle näiteks siin, et võtsin mingi selle kunstniku, et ma kirjutada võtsin kuidagi oma pähe ja siis mõtlesin oma päeva jooksul või kirjutasin mingeid märkmeid, et ma kuidagi niimoodi kogusin energiat sisse ja siis kirjutasin. ma tavaliselt ei käi näitustel üksi, vaid ma käin kellega, kes pigem on mul sümpaatne inimene, kellega ma hakkan lobisema näitusel ja siis ma juba siis, kui ma tean, et pean sellest näitusest kirjutama, siis ma hakkan endale sellest lobisemisest mentaalselt teha mingisuguseid märkmeid, kus on mingid huvitavad teemad nagu. Siis nad kuidagi jäävad mulle aiu küpsema kuhugi sinna sellesse ajuossa, mis täpselt eriti midagi ei tee, passid niisama. Ja siis, kui ma kirjutame, siis ma nagu reeglina see on pigem viimane hetk ja ma panen kõigepealt kirja, et kuna mul on nagu, ma ei viitsi kirjutada kunagi rohkem, maksimum 4000 tähemärki minust üle selle, kui sa kirjutad rohkem, siis tähendab seda, et minu jaoks on, et sa nagu pläärama vaata. Et tegelikult võiks ju nagu olla niivõrd ja võiks olla nii võimeline nagu nii kontsentreeritud jutustada asjast, et nagu räägid vähemalt tähemärkidega asja ära. Et ja noh, 3000 kuni 4000 tähemärki tavaliselt suudab ära teida 3 normaalse mõttega, kui sa räägid lahti. Sest noh, mul on tegelikult suht mingi kindel tehnika, mis ma alati kasutan. Või siis mõnikord nagu mõni asi tõmbab sind nii käima, et lihtsalt nagu tulebki nagu mingi kogu asjad terviklikult kokku ja et ei ole sellist nagu üldse mingit eeltööd mingis mõttes vaja. Ja mulle hullult käib ja siis ma alati lasen kellelgi sõbral läbi lugeda, ma ei suuda ise seda lugeda ja kuna peab suht kohe ära saatma, siis võiks olla ikkagi nii, et keegi on lugenud ja panen need mingid kõige rohkem uurimiskirjad ära. Ja siis tuleb helistada ka, sest ta saatis Facebookis ja siis helistad ja käid neile pinda, et on loe ja siis ta ei saa lugeda, siis sa solvud ja siis nad loevad läbi ja siis sa saadad lõpuks ära toimetajale. Siis nagu palju nagu naljakas mingi emotsionaalne nagu selline väljapressimine kaasneb kunstikriitika kirjutamisega. Oota, puhandust ma korra, Margit, kas sul on esimene lugeja või? Keegi, kellele sa saadad oma teksti, ei ole? Okei, väga huvitav. Ma mõtlen, kui ma kirjutan suht masendavatest teemadest enamasti. Tegelikult mul meenus, et vahepeal nende puhul ma niisama saatsin, aga mitte selle eesmärgiga, et ta nüüd loeks ja vaadaks, kui nagu niisama saatsin talle. Põhimõtteliselt võib-olla see on. Kas ta luges? Okei. Aga see masendavatest? Jaa, kuna ma kirjutan enamasti kirjutan masendavatest teemadest, kuna ma enamasti kirjutan Eesti ühiskonnast, siis ma võtan selle hästi chillilt, et esimene kuu on lihtsalt see, kus peas hakkab tekkima nii selle sisu kui vormikontseptsioon ja kogun hästi palju märkmeid, loen hästi palju, vaatan mingeid dokke või asju, kui vaja, mis sellega seostuvad ja siis tekib hästi palju märkmeid, hästi palju eraldiseisvaid, väga eri tüüpi laused tulevad ja siis teine kuu on see, kus ma üritan nendest mingit tüüpi koherentset terviklikku asja valmistada. Kirjutamine on hästi rõõmus, nostalgiline asi, kui jah, sellepärast, et see meenutab mulle imeliku perioodi elust, blogi pidamine on normaalne mõte. Üldiselt ma kirjutan, mul on selline aplikatsiooni nagu peas, kus ma kujutan ette, et inimesed üldiselt kirjutavad teksti kuidagi niimoodi, et vaatad algusest, et sa kirjutad seda ja siis jääb kuskile ära välja ja siis nagu no kohendad siit ja siit ühe sõna maha, ilusad. Tead, kuidas vihmapiisad tekivad tolmu üle keskkonna kuskil taevas, siis kukuvad seal loopima. Mingid üksikud laused on kusagil ja siis okei, this is a cool thing to say about something. Ja siis nagu mingi skulptoorina viitab sellele mingisugust mulle on see hästi paradoiline tunneb kogu aeg, et tegelikult tähendused on kuskil ammu ära kadunud. Jah. Aga teile mõlemale, kas teil on lugejad, esimesed lugejad? Ei ole. Või noh, kuna ma töötlesin, et nii pikalt, nii perfektiivselt, nii paranoiliselt, nii enesekriitiliselt jah, täiesti õudselt läbi, siis ma olen selles väga kindel lõpuks, kui see valmis saab. Mõnikord on üks sõber, keda ma pole 7 aastat näinud, kellele ma saadan ja temal võtab palju asja kokku, kas see on okei või jah. Kuna mu blogisõbrad enam ei blogi, siis midagi ei ole.
jah, et sa Maarin tõid välja, et siin võib-olla näitusel ennast sellist teksti, mis sellised klassikalised kunstikriitika tekstid. Et kui ma neid kirjutajaid ka nende peale mõtlesin, sellepärast, et see on midagi, millest ka mina tunnen puudu, just et mitte sellist teksti saada, mis on klassikaline kunstikriitika, sest ma tunnen, et ma ise... Saame aru, mis on ausalt, et nagu okei, see on nagu... No selline kultuurianalüüs, nagu kultuuriteoreetiline analüüs, mis õpiti ülikoolis näiteks. Mina näiteks, kui see küsimus kirjutan, ma olen Oliver Laas, et mina lähtun mingist Lawrence Grossberg, Stuart Hall, Briti kultuuriteoreetikute koolkond, mina näen seda nähtust nagu sümptomina, ma vaatan, mis ühiskonnas see tekkis, mis selle põhjustas, no et see on minu kirjutamisstiil, siis ma kogun hästi palju materjali, toodud palju materjali ja 6 korda üle, kui peaks. Ja siis ma hakkan sealt nagu kuidagi kokku kirjutada, kus lähtub ta hästi segane asjaolus, kus ma hakkan seda kuidagi vaikselt kokku vormima, et selles mõttes ma tunnen loomulikult, et akadeemia on mu kirjutamisstiili ära rikkunud, selles mõttes, et ma ei suuda tulla välja, kirjutab Margit või kirjutab Siim või kirjutab Alexander, ma ei oska seda teha ja ma arvan, et seda tahaksid sa või? Ja mulle meeldiks see, aga ma ei tea, kas see peab olema nii, et ma suudan mõlemad pool kirjutada, mul tundub see mõlemad pool võimatu, et see nende klappi, need on mingid jah, Aet Annis tõesti, et see oli minu arust üllatav, tõesti ta on akadeemik, kes suutis kirjutada teist, et jah, see on minu arust suur üllatus. Aga jah, sellepärast ma võib-olla ise toodud nautisin sellist teksti, mida ma ise kirjutasin, seda ma ei saa, et see mulle meeldis hästi palju. Ma ei ole elus olnud päris palju selliseid, mõned korrad ajakirjanduseks kirjutanud, aga mitte nii palju tegelikult. Et taas ma kirjutan pikemaid formaate olen. Aga mul on üldse standardsed protsessid, kus ma tavaliselt kogun mõtteid. Väga hea. Paberile valda, või sõltub sellest tüübist, et ma pruustan paberit aastat ja näiteks nende tekstide jaoks siin, kuna ma reisisin päris palju, seal ma kolisin samal ajal, siis mul oli stabiilsusega raskusi, siis ma hoidsin ühte Google Doci, ma vihkan Google Docsi, mulle meeldib Microsoft Word. Aga jah, siis ma kogusin sinna Google Docsi, siis ma sain mitmes erinevast seadmest seda avada, siin natuke asju juurde panna, siis kui päris kirjutamiseks läks, ma tegin muidugi, ma mõtlen umbes samamoodi nagu Margit, ma panen paberile, sest ma olen nagu ontlik anem, ma panen paberile struktuuri kirja, mis on need põhipunktid, mida ma öelda tahan, mitmes lõigus ma seda teen, kus ma kuhu jõuan ja siis ma kirjutan siin ümber kondiga valmis, ma ei hooli hoolikalt, ma kirjutan nii, et ma saan need punktid tehtud. Nende teksti puhul, nende kunstitööste puhul siin ma avastasin, et mis mulle valmistas raskust, oli see, et ma tundsin, et ma pean otsima, mul oli, võib-olla see oli ka minu mingi nagu puudujääk, aga ma tegelikult, ma tundsin, et ma pean otsima informatsiooni juurde. Kunstniku kohta? Kunstniku kohta ma nii väga ei otsinud informatsiooni juurde, mulle tundus, et kuna see teema oli rahvuslus ja mood, rahvuslus ei ole tegelikult nagu minu teema, millega või me tegime uhket kunagi Sandraga, siis seal, aga see oli kuidagi sekkuvalt ja poliitiliselt, aga oma nagu, ma ei tea, uurijatöös ma ei tegele rahvuslusega või natukene, aga ja siis ma mõtlesin, siis ma pidin meenutama, kui ma kunagi bakas võtsin umbes aineid, et rahvuslus post-sovjeedi sfääris, siis vaatasin, jah, need mingid hopspommid, aga siis mõtlesin, okei, aga tegelikult, et Eestis need keediga kindlasti on neid rahvariideid uurinud, et nagu siis ma pidin üles otsima, et kes on kirjutanud, mis see Kristin Kuutma, mis see mingisugune, ma ei tea, ta nimi on Peeter, üks väga hea Ervin teadur, kes kirjutas sellest 30ndate rahvariide, just ma tegelikult olen uus, ma tean nõmel anda neiupõlve nimi, ja siis vaatasin, need on head artiklid, siis lugesin, see Pätsi propaganda talitas ja aga see kõik võttis nagu tegelikult mingi täiesti jabura hulga aega selle nagu natuke nagu Stenki, et ma otsisin seda täiendavalt, aga siis tõepoolest mulle endale tundub, et selleks, et ma võib-olla see on nagu mingi endast viletsamini arvamine, et aga mulle tundub, et see, mida ma lihtsalt nagu suudan kohe esimese hooga öelda, seda mulle meeldib paari õlle pealt kõrtsis öelda. Aga kui ma pean seda kirjutama, siis mul on tunne, et mul peab olema kuidagi rohkem informatsiooni. Mul on tunne, et ma ei pea sinna tsiteerima Baudrillardi või Deleuze'i juurde. Võib-olla see on minu siuke nagu vanamoodne sotsiaalteadlase või mingisuguse, mul on fakte vaja juurde. Ma tahtsin, ma ei pannud selle fakti juurde, aga selle laivi töö kohta. Ma tahtsin teada, kui palju on Eestis asfalt ja kruusateid ja siis ma küsisin kõigepealt Facebookis, kõik andsid valet infot, mulle Wikipedias on vale, maanteed amet või mis see nimi seal kohas on vale, siis ma helistasin sinna. Siis nad ütlesid mulle, et te
pandi kirjutama emaili ja siis ma kirjutasin emailis, et meilis keegi oli see inimene. Ma ütlesin, et teil on seal Vigenese kodulehel, et sealt saab teada, palju on nagu riigiteedes kokku neid erinevaid teekaarte liike, aga siis ühtesid toote ära, et tegelikult riigiteid on kokku vähem kui asulasisesed munitsipaalteid ja mingeid muid. Et kas sa saaksid öelda, palju siis nagu nende erinevate teeliikide lõikes tegelikult ikkagi kokku on neid pinnaskaartega ja palju hindavatega. See on väga huvitav teema tegeleda. Tegelikult ma võib-olla peakski kuue pärast selle kõik saaksid teada, aga ütleme, et ma vastasin mulle väga ilusti. Teine ettelugeja. Ei, nad emaili peale ilusti ütlesid ära need, las keegi natuke räägib mingit muud juttu veel ja siis ma otsin selle, kus ma mobiil. Jaa, mul on sama, et ma mõnikord kirjutan midagi sama, et ma kirjutan näiteks, kui ma näen, et Toomas Hendrikile kannab mingit ordenit, mida ma ei tunne, mis on siis kirjutab pressikontrollis, mis ordenit see on. Mind huvitab, sest ma tahaks teha niisugust ikonograafist analüüsi näiteks, mida ma näen just. Et ma arvan, selline fakti kontrollimine on ka minul kuidagi oluline usalduse enda võitmine võib-olla. See on tegelikult see elu, mida sa elad, kõik need asjad, mis sa teed, kui sa vaatad mingisugust YouTube'i videot, mingisugust Kilibi tüüpide kohta, nagu selleks, et sa kunagi mingis tekstis oskaksid seda nagu vaimukas kohas välja tuua. Minul on see, et mina teen raamatutest tohutuid konspekte, et teen nagu raamatutest teisi raamatuid just selle lootusega, et ma kunagi leian siis hästi kiiresti üles need. Ma ei tsiteeri oma tekstideks mitte kunagi mitte kedagi põhimõtteliselt heal juhul võib-olla Wikipediat või mingi kohtlugu, aga kindlasti mitte kunagi mitte ükstegi teoreetikut, aga et mul on jah sellised nagu välja prinditud Wordi dokumendi failid, kus ma olen siis, ja see on minu jaoks väga palju seotud selle, teate seda raamatut, mille autori nime Bayat, kuidas rääkida raamatutes, mida me ei ole lugenud, kus ta esitab selle küsimuse, et millal me saame öelda, et me oleme midagi nagu läbi lugenud ja tema jääb selle juurde, et see ongi absurdne, et me ei saagi öelda, aga mina mingi hetk mõtlesin talle isikliku vastuse välja, mis siis sisaldabki selliseid nagu põhimõtteliselt PDF nagu konspekte ja nagu omastatud siis seda raamatut kuidagi. Aga ja nad on muidugi seotud ka lootustega ühel hetkel pöörduda tagasi doktoritöö juurde, kus on nagu hevili vaja midagi, millesse kõik kokku kirjutada. Aga seniks nad istuvad seal. Lihtsalt tahtsin tänada Eesti riigi bürokraatiat selles, et selline asja võimalik, sest tegelikult sest on seotud mingi aruandluskohustusega ka, et kui sa kirjutad mingisuguse riigiametnikul, siis päris pead vastu tead, ma küll ei vormistanud seda teabenõudega, aga tõesti, Mehisleigri teeregistri talituse juhataja, mulle nii ilusti vastanud juba alguses, tere, võtsime teema käsile. Ja siis läks mööda 19. september ja siis tegelikult 16. oktoober on siis nagu nad on tõesti kõik edetud ja nad uurisid järgi ja siis on, et ta ütles, et riigiteede jaotus on netis saadavalt, seda ma teadsin, seda ma juba ise näinud ka. Metsateede ja erateede katteandmed pole registris kohustuslikud, seega saame lisaks anda ainult veel kohalike omavalitsuste teede katteandmed ja ette siis nüüd kõik teaksite. Avalikud kohalike omavalitsuste teed, maanteesid, nendest on kattega 2160 kilomeetrit ja katteta 16 059 kilomeetrit. Tänavatest on kattega 4060 kilomeetrit ja katteta 1146 kilomeetrit. Hästi enam. Jah, me teame, rohkem on tegelikult veel neid kattega teedeks ju riigimaanteede puhul, aga ma olen tõesti tänulik sellel Mehisleigrile. Kas sa ütlesid ka Mehisele, miks sa uurid või täpselt mõtles, et sul täitsa kuulub või? Ma just ütlesin, et... Igavle vanad. Ja ma ütlen, kirjutan teksti ühest kunstinäitusest, mis ainest puudutab teid. No siit oleks saanud eraldi nüüd järgmise teksti, ma olen kirjutada, mis see ütleb neile. Miks on nii palju kattega? Kas võib-olla on tekkinud kuulajaskonnal mõningaid mõtteid? Jah, tekkis kõigepealt tahaks lihtsalt öelda, et minu meelest see formaat siin töötas väga hästi, et see, ma olen küll kõiki tekste läbi lugenud, aga nii palju kui ma olen, siis mulle meeldis, et siin need jutud lähevad väga erinevad rada pidi ja selle tõttu see moodustab nii väga hea terviku kokku, et sellisest ilukirjanduslikust selle teadusliku teksti formaadini mõnes mõttes,
et selles mõttes, et kui see nüüd kataloog nagu endale kokku panna, siis see on nagu väga väärt lugemine. Aga tulles nüüd selle kunstikriitika ja selle kriitika jutu juurde üldiselt, siis et mis tunne minul üldiselt sellega on, et tõsi, et ma ise ka ei viitsi kunstikriitikat tavaliselt lugeda, siis see on ma arvan igav, mingi 90% ajast. Sest mul on tunne, et mis see probleem on, tihtilugu on see, et kirjutajatel puudub mingi sünteesivõime nagu tekstis, et nad ei suuda nagu mõelda nagu erinevatel skaaladel või mõelda, et kuidas need asjad nagu omavahel seostuvad mingite muude nagu selle väljaspoolsete asjadega ja siis neid kuidagi ühendada orgaaniliselt. Ja teiseks, mis minu mõelest kirjutajana on kõige suurem patt, kui sul ei ole oma stiili. Et selles mõttes, et kui su teksti võib ükskõik põhimõtteliselt mingi muu tekstiga ära vahetada, siis see on suht selline nagu kurb hetk. Et selles mõttes ma arvan, et siin nagu selle Artišoki raames nagu kes kirjutajad oli, et oli hea meel tõdeda, et kõigil oli nagu oma stiil olemas. Et selline mõte. See kunstikriitika teema siis on, et natuke erutasid, ma pean näiteks hakkama veebruarist andma tulevastele kunstiteadlastele uue EAP Eesti kriitikaseminari, minu meelest räägin magistrid räägin. Ja selles mõttes, et see kriitika on siin alati see õnnetu hing olnud, aga näiteks üks formaat, mis minu enda jaoks tegi kirjutamist lihtsamaks, oli see, et me tegime kevadel kolleegidega näituse vaatamisi koos. Olid siuksed üritused, kus me lihtsalt tegime kokku ja koos nagu roomasime läbi põhimõtteliselt iga teose, mis oli väljas. Ja see oli selles mõttes väga huvitav, et inimesena, kelle töö on vaadata näituseid ja nii edasi, nii tagasi, siis oli hämmastav ikkagi, kui palju see kollektiivne aju jõudis nagu rohkem toota ja seda mitte ainult nagu uusi mõtteid, vaid ka tähelepanelikkust. Ja näiteks peale selliseid arutelusid üks mõte, mis need ellu sai kutsutud, oligi see, et äkki see toetab seda kirjutamist kuidagi nagu teise külje pealt, et ma ise olen kirjutanud 2 selle arutelu põhjal 2 teksti, millega ma ise ei rahule. Ja esiteks ma ei ole ka kunagi nii kiiresti kirjutanud, kui peale siis seda kogemust. Et võib-olla nagu seda turgutuse mõttes, et võib-olla ja sama tegelikult see seostub kogu selle Artišoki pennaali teemaga, Artišoki enda teemaga, et on olnud väga erinevaid algatusi, et mida siis selle igavusega, selle igava tuima tekstiga nagu ette võtta. Aga fakt on see, et ka autori positsiooni või mingit isikupärast nägu ei suru kellelegi peale, et sul kas on see või ei ole see selles mõttes, et kui sa oled huvitav isiksus, siis on suurem tõenäosus, et sa kirjutad nagu himukamalt kuidagi nii või naa ja ma arvan, et mingi drive on selle juures ka väga oluline, et see drive oleks nagu kuidagi ära tuntav. Ja loomulikult siin on mingid reaalsed olud, nagu me jõudsime natuke rääkida, kirjutajaid on väga raske leida, et see pilk on nagu meeletult lühike ja see on ikkagi see küsimus, miks see kirjutamine kohutavalt raske on, et kui Aleksandr Žanil veel kirjutamine on raske, siis see on näiteks see, millega mina väga suhestun, et see on tõesti, see on nagu kohutav. Iga kord on kohutav. Jah, sest et minu jaoks on ikkagi mingi mõtlemise vorm, et ma näiteks ei tea, kui ma kirjutama hakkan, mul kirjutan ikkagi mingi tunde, pealt, et mul tekib mingi tunne või mingi asting ja ma tahan ka ise aru saada, mis see on ja paraku ma mõtlen ikkagi nagu lõpuks sõnadega paberil, et see on lihtsalt nagu viis, kuidas suhelda maailmaga, et paraku see on selline nagu kebetanud, aga nii on. Ma ei tea, minu arust on nagu, selles mõttes raske on siis, kui on nagu mingisugune mõnikord on, siis kui ma olen kirjutanud mingeid tekstikesi ja tegelikult ma olen tahtnud lihtsalt saadaks sellele toimetajale, kes küsis vist, et hästi halb näitus on punkt, aga rohkem ei kirjuta mitte midagi, aga siis nagu, siis ongi halvasti. Tegelikult kui on hästi halb näitus, aga mis sulle mingil põhjusel meeldis, või siis hea näitus, mis sulle mingil põhjusel meeldis, siis nagu väga lõbus on kirjutada, naerad seal iseenda nendele naljakestele ja see on selline aeg, mis sa veedad iseendaga, tihtipeale tegelikult endaga ei veeda üldse aega, kogu aeg tegeleme ikkagi teisega või sellega, kuidas me teiste silmis oleme. See on selline äge nagu endaga hängimine. Mulle pigem meeldib, kui sa ei tee seda liiga palju. Et kui sunnitakse väga palju sind kirjutada, siis on nagu tüütu nagu aega, et on okei. Ma vahel tegelikult ei saanud täpselt sellest aru, et võib-olla ma ei loe ise sest nii palju seda kunstikriitikat ajalehtedest, aga et milles
probleem on, et seda on kuidagi igav, et mulle tundub nagu, kui ma võrdlen seda, mida ma olen vahel ajalehest lugenud kunsti kohta, sellega, mida ma vahel ajalehest loen teatri või disaini kohta, et siis tundub, et seal kunstikriitikas on kõik kuidagi jõle sõbralikud ja keegi ei oska nagu ma saan aru, et kunagi oli ajastu, kus inimesed kirjutasid, et et see roheline on ikkagi nagu vale ja see kunstnik ei suuda väljendada seda ideed, mida ta soovib, see teos ei sobi hetke olukorda. Ma ei ole ühtegi sellist kriitikat enda nagu sellest, kes on inimese elu jooksul lugenud, vaid pigem nagu kõik lähevad sellist nagu mugavamat teed, kus nad asetavad seda mingisse konteksti ja siis selle kaudu võib-olla kaudu ütlevad, kas see oli huvitav või mitte. Kui teatrikriitika ja disainikriitika oleks ka niimoodi, siis oleks päris igav. Et huvitav, miks on nendel inimesed, kes kunstist kirjutavad niimoodi julgusest puudu, et teatri kohta julgevad küll inimesed lehes öelda, et see oli sitasti lavastatud ja ega ikka ei soovita minna küll vaatama. Või siis miks majade kohta öeldakse või et see siia ei sobi. See on täiesti ebaõnnestunud urbaanse keskkonna loob ja kohutav. Plus see kunst on kuidagi nagu tema see abstraktsiooni aste ja ta on läinud kuskile nii kaugele sellest, see on kõik klassikast asjad, nii kaugele elust ja siis kuidagi ei suudagi tegelikult kõnetada ja kuna ta võib-olla nii aktiivselt ei suudagi enam kõnetada, siis ongi kõige lihtsam kirjutada mingit sellist üldist mulli sinna juurde. Mul on 2 teooriat selle kohta. Ja kommentaarin ka, et see on tõesti selline kunsti kirjeldus, see kunstikriitikast räägime, et ta nagu kirjeldab, mida ta näeb ja see on hästi igasugused inimene, kes on hästi kesta nägi samat asja, et see ei ole hästi hult. Et see on mitte midagi ütelus vahel, et kui ma loen neid Postimehe kunstikriitika kriitikas, keegi on läinud kogusevad galerisse ja kirjutas, mis ta seal nägi, mis ta nägi seda ja tuli välja nagu isegi arvamustele, et ma ei taha neid, kas on hea all või mingit analüüsi või midagi. Ega miks ma ise kirjutan näiteks nendele teostele selliseid sarnaseid asju, et ma olen seda vanem, kui Tartu kunstimuuseumist ütlesin, ma kirjutasin oma näitusel iga teose analüüsin ise ju lahti, siis ma mäletan Maarit ise kirjutasin seda artiklis, siis sa ütlesid kõik ära juba nii-öelda. Et ma ei taha seda teha, et ma kuidagi kuraatorina siis suunan kõik kirjutajad kuidagi ühte auku, et see on ka nagu halb. Seda ümmargususe teemat on päris palju arutatud, aga mulle tundub, et võib olla 2 asja, et üks on see, et kuna kriitikut kui sellist ei ole tegelikult või ütleme mingi 2-3 tükki, keda võib nimetada, siis ülejäänud ikkagi saavad endale lubada seda luksust kirjutada eelkõige asjadest, mis neile meeldivad, mis on neile olulised. Et ma arvan, et sealt tuleb see mingi üldine meeldivuse atmosfäär. Teine asi on see, et paljud kunstikriitikud on tegelikult kunstiteaduse taustaga ja minu meelest need on üsnagi vastukäivad positsioonid tegelikult, et kunstiteadlas, kui ta kirjutab näitusest, et teda huvitavad ikkagi hoopis muud asjad, kui mina isiklikult arvan näiteks, et kriitika ikkagi peab andma mingi hinnangu, et sa pead aru saama läbi selle teksti, kas see inimene arvab, et see näitus nagu on cool või see on täiesti mööda või ühesõnaga, mis see ikkagi nagu toimub. Et see peab olema tärmikeste vormis, aga ikkagi mingis vormis peab mingi info seal, mingi arvamus peab olema. Aga kunstiteadlane, kunstiajaloolane, tema jaoks on ikkagi olulisem just nimelt asetada konteksti, siduda eelneva ajalooga, mõelda, mis mõtteid tal endal pähe tuleb, nii huvitavad mõtted tulevad alati pähe. Et see on hoopis teine treening tegelikult lihtsalt. Ja 3. põhjus, milleni ma olen jõudnud, miks see on nii, on ka see, et kunstiväli, eriti kaasaegse kunstiväli, ma olen tajunud ennast aastaid väga haavatavana, väga ohustatuna, kõik need süüdistused, et keegi ei saa aru, millega tegeletakse, tundub tegeletakse mingi juraga, kirjutatakse ainult kogu aeg käib selle oma naba ümber mingi massaaž, et see on ka nagu mingi väljakaitse, et nii-öelda mitte näidata välja nii-öelda probleeme. Et ma tean, et see kõlab võib-olla kõige veidralt, aga et arvestades, et kunst on olnud pikalt kõige vähem rahastatud ja tegelikult kunsti puhul on huvitav see, et näiteks kui inimestele ei meeldi mõni film või neile ei meeldi mõni teatrietendus, siis nad ei ütle, et kaasaegne teater on nõme või no ma ei tea, et Eesti teater on nõme või midagi sellist. Aga kui tihti koostub seda, et kõik kunst on nagu nõme, see on mõttetu, ma ei saanud sellest aru, pole vaja nagu inimkonnale. Et ma arvan, see on nagu ka mingi välja selline riikkaitse asi, mis ma arvan tegelikult nüüd viimased aastad võiks olla muutunud ja see on ka mingite põlvkondade ja kuidagi see teema. Aga et need on nagu mingid põhjused, mis ma olen mõelnud, miks seda mulli nagu paraku tekib palju.
ja Kaari. Mõtlesin, et ütlen ka midagi, et ma olen eeldatult jälginud seda vestlust, kuna võib-olla nägite, et postitasin ka täna Artišoki biennaali Facebooki pildi eelmise Artišoki biennaali sarnasest vestlusest, kus ma ise osalesin kirjutajana, mis toimus aastal 2016 NO teatris. Ja ma pean ütlema, et mulle, ma ei tea, võib-olla see on seetõttu, et ma olen siin nagu koos Steniga selline taustajõud sellel asjal ja korraldanud seda, et äkki mulle seetõttu meeldib, aga ma pean ütlema, et ma olen nagu nautinud tänast vestlust palju rohkem, kui ma seda enda asja nagu nautisin. Minust üldse nagu kirjutajad on palju huvitavamad sel korral, et kõik on nagu väga huvitavad isiksused ja tõesti, et meil on siin nagu ja et noh, alates Margit Lõhmusest, kes näeb välja selline väike süütu tüdruk ja siis kirjutab lihtsalt mingi sitast nagu või mingitest oksest. Siiski oli ka sitast ja Toomikuga seoses. Ja Aleksander Rostov lihtsalt iga kord peab ütlema midagi nagu sellist super skandaalset, et sellist identiteet oleks pidanud välja surema. Et mulle meeldib see mingi julgus ja selline, noh ka nagu selles mõttes julgus, et enamus inimesi siin ei ole ju kunstikriitikud nagu igapäevaselt, et eelmisel Artišoki biennaalil oli neid nii-öelda klassikalisi kunstikriitikuid rohkem, pluss isegi teatrikriitikud ja minu arust need teatrikriitikud nagu päris palju nagu kuidagi kartsid kunsti või nagu mul on nagu meeldinud, et päris palju oli selliseid tekste, kus oli, et ma ei saanud nagu täpselt aru, et oli hästi siuke aukord see kunstniku osas, et kas ikka, mida täpsemalt see tellis sümboliseerib, mida Sven Parker siia nagu on asetanud, et kuidagi ma ei tea, et noh, iseenesest ma mõtlen inimeste peale, siis kõik on nagu toredad inimesed tegelikult kirjutavad huvitavalt, aga kuidagi ma jäänud meelde selline nagu tüütu mingi siuke, mingid mehed räägivad nagu, kirjutavad mingit siukest, ma ei tea, võib-olla see teatri see aura, et kus peab nagu iga sõna hoolega valima sotsiaalne närv ja selline, noh, ma ei kujuta ette, mis see põhjus oli. Aga siis tahtsin tegelikult öelda ka selle, et kriitika on igav ja noh, ma arvan, et ikkagi noh, ka hästi palju nagu kriitika puhul räägitakse, et kunstilist kirjutamine tähendama nagu arvustuse tootmist, et see on ka mingi sirbi siuke retoorika, et alati kirjutab, et kas võtad kirjutada, hädasti oleks vaja juttu, et oleks hädasti käsitlust vaja, et noh, nagu tegelikult ju alati ei pea nagu kunsti mingist asjast kirjutamine tähendab seda, et sa kirjutad mingi siukse ülevaatliku arvustuse, et see noh, võiks nagu veidi loovamalt läheneda. Et võib-olla nagu sellepärast on ka veits igav. Ja siis, kui vahepeal oli siin mingi see International Art English ja pressitekstid, siis minu arust ka need pressitekstid, kriitika on täiesti erinevad pressitekstid nagu noh, tihtipeale nagu ongi igavad, sest et justkui see ongi nende nagu eesmärk olla mingi siuke objektiivne tekstus või noh, mitte et see nagu peaks nii olema, aga noh, et neil on nagu ükste patta panna. Ja siis mul on selline küsimus, et kui ma ütlesin, et enamus inimesi siit ringist ei ole nagu igapäevased kunstikriitikud kirjutajad, siis tegelikult kas te nagu kaaluksite selleks hakkamist või et hädasti oleks vaja. Hädasti tänaseks juba. Kas võtate teha? Tegemisi ka. Mina ei kirjuta kriitikaid ette eriti. See on selles suhtes nagu suur vastutus, et läheb pinges. selleks, et seda teha on nagu vaja poeesiataju ja poeesiataju on nagu ühiskonnas ära kasvanud. Me ei kirjuta kokku muusikat ja millegipärast töölisklassi noored ei õpi enam nagu levimuusikast, filosoofiat ja ajalugu kunagi sama ajal, kui mina väike olin, seda tehti. Nii et nagu väga ei ole selliseid tüüpe enam, mis tundub nagu raske. Ma olen minule enne sellest ürituse osalemist polnud kunstikriitikat kirjutanud ja nüüd pärast sellest osalemist pole ka kunstikriitikat kirjutanud.
mina olen kirjutanud, sest et on olnud hädasti vaja. Kui jäeti meelde ja siis hakati küsima ja mul on tunne, et tihtipeale nagu küsitaksegi sellepärast, et teavad, et vot see vähemalt kirjutab ära, et noh, nii ongi ja siis sa jääd nagu toimetaja küüsi ja kui see on meeldiv toimetaja, nagu kes küsib kenasti, siis on nagu tore, kui mingi jobu, siis nagu ikka kirjutada ära, sest et ei oska öelda ei. Ja noh, nii ongi, aga ma arvan, et ma ei ole ikkagi kunstikriitik, ma olen nagu mingi, ma ei tea, looma armastaja või. Ma ei defineeri ennast. See on väike räpane krats, keda on vaja kogu aeg päästa. Kui hääletada on vaja, siis ma vast kirjutaks. Ja ei, mina vist kirjutan siis ka, kui ei ole hädasti vaja. Vist ära, vist jah, kokkuvõttes küll jah. Midagi ma tahtsin veel öelda, aga jah, et näiteks minu arust Eik Ermanilt hakati tellima peale seda biennaali ja peale vist mingeid asju veel ja tema on täitsa tulnud nagu väljale, aga minu arust ka kunstiväljal alati on see selline noh, nagu alati häda sellega ja no ongi see väike näkane peni, keda on vaja kogu aeg kuidagi nagu poputada ja lihtsalt elus kuidagi püsiks ja niimoodi. Aga et siis on ka siuke väike fetiš igasuguste tulnukate vastu umbes, et kõik need teatrikriitikute kaasamised eelmistele biennaalidele, mis mulle tundub ka, et alati ei ole ennast õigustanud, et ikkagi mingi kommetus selle teosega suhestumisel on suurem kui see mingi võit, mis sealt tuleb või see drive, mis sealt tekib. Aga jah, et kui me nüüd selle ringi siin ära tegime, siis tundub, et ega siit ka nagu tuleb kuidagi oma juurde kõik edasi hakkama saada. Anne jääb. Ma arvan, et kui võib-olla mingi järgmine majanduskriis tuleb, siis tuleb neid kirjutajaid juurde, selles mõttes, et vahest on ka, eks ole, takistuseks honorar. Et ma ise tellisin ühe loo inimese esimene, et palju maksate, siis mõtlesin nagu arvasin, nojah, sõja ajal on sitikas ka praegu. Jaa, aga ma ei tea, tõmbame kokku äkki või? Aitab küll. Ja aplaus.